Siin pildi peal on psühhromeeter. Sellega mõõdetakse õhu suhtelist niiskust kuiva ja märja termomeetri näitude vahe järgi. Siin on selles seades põhimõtteliselt 2 termomeetrit, et üks siin on inglise keeles kirjas kuiv ja teise on inglise keeles kirjas märg. Ja märg termomeeter, selle ots on tehtud märjaks, siin all on mingi vesi. Ja märg termomeeter näitab madalamat õhutemperatuuri, kui näitab kuiv, sellepärast et siin toimub aurustumine ja aurustumine jahutab siis seda termomeetri otsa. Ja kuidas leitakse suhteline õhuniiskus kasutades seda? Käib niimoodi, et kui me läheme siin alla, mul on siin üks tabel. Nii, lähme lähemale. See on psühhromeetri tabel ja siin on, kuidas see käib on nii, et kõigepealt vaadatakse psühhromeetri pealt näidud. Vaadatakse kuiv ja märg näit ja ütleme, et kuiv termomeeter näitab, et on 20 kraadi Celsiust. Ütleme, et märg näitab, et on 14 kraadi Celsiust. See on märg ja see on kuiv. Ja siis küsitakse, et aga kui palju on suhteline õhuniiskus. Nii et me kasutame seda nii, et kõigepealt me lahutame kuivast märja. Ehk siis me teeme 20 miinus 14 on 6. Me võtame siit 6. Ja nüüd me võtame kuiva termomeetri õhutemperatuuri, ehk siis me võtame 20. Ja nüüd me veame need 2 kokku. Nii et siin, kus on 6 ja siin, kus on 20. Ja me saame teada, et suhteline õhuniiskus on 51%. Aga mis me teeme juhul, kui me teame, et kuiv termomeeter näitab, et on 8 kraadi Celsiust ja märga me ei tea, aga me teame, et suhteline õhuniiskus on 75%. Siis, mis me saame teha on see, et me otsime üles kuiva termomeetri näidu, mis on 8 kraadi. Ja vaatame, kus on siin 75. 75 on siin. Liigume siis mööda tulpa üles, saame kuiva ja märja termomeetri näitude vahe on 2 kraadi. Nii et me lahutame nüüd 8-st 2 kraadi, sest see on see, kuidas alguses see vahe saadi. Ehk siis me saame 6 kraadi Celsiust, mis on siis märja termomeetri näit.